Õnnistatud Kolgata koguduse aastapäeva, tere tulemast! Tänama issandat on rõõm näha sellist perekondlikku sagimist, kogunemist. Jumal kutsub meid kokku. Jumala sõna ütleb, halleluuja, tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Ja see, et tähistada, et pidutseda, see on piibellik üleskutse. Jumala rahvast kutsuti ikka meeles pidama Jumala häid tegusid. Kui me loeme psalme, siis see on sageli meenutus konkreetselt, mida Jumal on teinud 100 aastat tagasi, 400 aastat tagasi. Ja nii meie täna meenutame seda, mida Jumal on head teinud siin meie usu esiisade ja emade kaudu 119 aastat juba. Jumala rahvast on Eestis kindlasti ja Tartus olnud kauem, aga meie koguduse rajamine on siis sellesse sajandi tagusesse ajalukku jäänud. On rõõm tervitada külalisi nii muusikute poolest kui ka jutlustaja poolest ja mitmelt poolt, kes te olete tulnud. On hea meel tähistada sünnipäeva koos külalistega. Tere tulemast! Aga me alustame ühise kiitusega Jumalale ja esimene laul on ka lauluraamatutes number 4. Sõnad tulevad seinale ja toome issandale kiitust. Kogu hing laulab vaid sulle. Tänulaul. Hõisake issandale kõik ilmamaad, teenige issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega. Teadke, et issand on Jumal. Tema on meid teinud
ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjamaa kari. Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage teda ja andke tänu ta nimele, sest issand on hea, tema heldust kestab igavesti ja tema ustavust põlvest põlve. Ja ma loen Luuka evangeeliumi algusest, kus Jeesuse ema Maarja kiidab issandat. Ja Maarja ütles, mu hing ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust nõnda, nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järgnevatele igavesti. Aamen. Jumal, ma tänan, et sa oled kinkinud ka meie kogudusele palju aastaid. Ma tänan nende usuemade ja usuisade eest, kes on meie eel käinud. Ja ka siin meie koguduse keskel me võime näha palju erinevaid põlvkondi, erinevas vanuses, nii maises vanuses kui ka vaimulikus vanuses inimesi. Ja ma tänan, et võime olla üks sinu poolt valitud rikkalik perekond. Ma palun, et kes me täna siin oleme, sa annaksid ka meile tarkust seda pärandit edasi kanda ja olla ustavad sinule. Ma palun, et ka see teenistus võiks olla sinu kätes ja sa võiksid meid kõnetada ka selle laulu ja sõna läbi, mida me siin üheskoos oleme laulmas ja kuulmas. Aamen. Me jätkame veel ühe lauluga, mis on otsega usutunnistus. Tahan järgneda sul nii haljastel aasadel kui sügavais orgudes. Tahan järgneda sul, haljastel aasadel laulda seal sul. Halleluja, tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda seal sul. Halleluja.
issand, täname ka laste eest, keda sa meie kogudusse oled ikka andnud. Õnnista neid, kui nad lähevad nüüd pühapäevakooli tundi, nende õpetajaid. Ja aita ka meil olla oma südamed nagu lapsed, kes me suurtena siia jääme, et panna tähele, mida sina, issand, ütled. Aamen. Võtame istet, head lapsed, õnnistatud pühapäevakooli tundi teile. Lisaks sellele, et meil on 119 aastat koguduse algusest, kes teavad, kui mitu aastat me oleme olnud siin uues hoones? 7. Hästi. 10 punkti. Kiire vastus. Juba 7 aastat siin uues hoones ja see on ka suur tänupõhjus. Aga üks selline eriline tänupõhjus on meil täna veel väljaspool meie hoonet ja pikka ajalugu meie juhatuse esimehel, Tairel. Sa tead küll, on juubeli sünnipäev. Ja me tahame kogudusena sulle õnnistust paluda ja õnnistust soovida. Ja sa oled pikka aega olnud meil pühapäevakooli õpetaja. Ma palun, et need sinu lapsed, keda ma palusin, tuleksid ette. Mõned koos kingitustega. Kuskil on Raul, kuskil on Lisette, kuskil on Johanna, tegelikult neid oli veel rohkem. Ja tule Tairi ise ka ette. Keerabke natuke näoga sinna poole. Kallis Taire, siin on vilja, mida sa oled kasvatanud. Ja seda on rohkem. Ja mõtlesin, et oleks liiga tavaline, kui pastor lihtsalt annab kaardi üle. Vaid Jumala sõna ütleb, hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Ja sa oled asunud ka seminari õppima sel aastal ja see nõuab sõnasse süvenemist. Vaatame, mis siin sees on. Tee lahti natukene. Siin on sulle üks ilus nahkköites piibel, et sa saaksid seda uurida nii ööl kui päeval. Ja kui eestikeelsest väheks jääb, siis siin on ingliskeelne suur koos kommentaaridega. Ja et lihtsalt ilu oleks ka, siis need lilled koguduse poolt. Ole sa väga õnnistatud, Taire. Andke nad üle kallistustega. Lisaks sellele, et on Taire juubeli sünnipäev, siis sel nädalal on veel sama tähtsad, aga mitte juubeli sünnipäevad. Anne-Mai Palmil, Mari Adamsonil ja Mare Sumbergil. Ja üks eriline palve on ka olnud, et meie armas vend Javier, tema ema Hispaanias, tal on täna täpselt 92. sünnipäev. Kas selle slaidi saaks ka siia seina peale? See võiks üks järgmine slaid olla. Küll ta tuleb. Raputab pead, et ei ole. Aga see vähemalt kavatsus oli. Me leiame talle veel üles. 92. sünnipäev Javier emal Hispaanias. Ta igatseb väga ema järele, aga teisi reisimised on nagu on ja novembri teises pooles, kui jumal lubab, ta saab oma ema külastada. Aga me mõtleme palves ka Javieri emale kõrges vanuses. Kogudusele on öelda ka leinateade. Igavikku on kutsutud meie koguduse 93-aastane õde Helje Arrak. Kõrges vanuses, viimati veel aasta märtsi alguses oli tal 93. sünnipäev, siis külastasin, vahepeal on koroonaajad ja muud ajad olnud. Aga ta lahkus rahus igavikku ja tema ärasaatmine on siit samast Kolgatalt teisipäeval kell 1 päeval ja matmine siin Tartu Raadi kalmistule. Ta oli väga keerulise ja erilise ajalooga inimene. Siin on Javier oma emaga ja sealt me saame äkki Helje Arraku pildi ka.
See on tema 93. sünnipäev selle aasta alguse poole. Ta oli naine, kes 2 korda küüditati Siberisse. Kõigepealt 41. aastal, siis ta tuli sealt tagasi ja 49. aastal uuesti. Ja väga palju keerulist tema elus, aga ta jõudis 65-aastaselt isikliku usuni oma töökaaslase Uudu Ripsi kaudu ja käis seda teed innukalt, armukalt, ta oli selline vitaalne vanaproua. Aga kui ta rääkis Jumalast, Jeesusest, siis selles oli sellist alandlikku, imestavat tänulikkust, kuidas Jumal küll mind on kätte saanud. Ja me saame teda igavikku saata teisipäeval. Meie koguduse regulaarsed teated tulevad siia seinale nädala sees. Saate neile peale vaadata ja osaleda. Järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus. Me jätkame oma jutluse seeriaga vastutus elu eest ja seekord on siis teemaks vastutus töö või töö tegemise eest. Tuletan meelde, et järgmine pühapäev tuleb ka kelli keerata. Kummale poole, ma ei mäleta, aga keerake õigele poole. Suve poole. Aitäh. Ja järgmise pühapäeva pärastlõunal on meil piibli avastamise õhtu kella 4. Piibli vanast seadusest uue seaduseni, mis meile kehtib. Peeter Roosimaa tuleb jagama meile Jumala sõna järgmise pühapäeva pärastlõunal kella 4. Eile oli siin ilus päev, Kolgata konverents kristlasena kõrgkoolis, oli ettekandeid, arutelusid, oli terve hulk õppejõude, ülikooli töötajaid, mitte ainult Tartust, vaid ka mujalt Eestist, üliõpilasi ja väga hea osa oli ja jagamist, et kuidas mõtestada oma elu sellises keskkonnas, kus olla valguseks teistele, kust alati ka need väärtused ei pruugi ühtida, mis on ühiskonnas, mis kristlastel on, kuidas tunnistada evangeeliumi ja lihtsalt tore osadus ja kohtumisi inimestega. Aitäh Tõnu Lehtsalele, kes seda eest vedas ja oli õnnistatud aeg. Aga nüüd läheksingi siit edasi väikese vaatega Kolgata ajalukku. Jumala sõna kutsub ka üles, et rääkige lastelastele ja lastele iga kord, igal aastal. Tuletage meelde, mis sest, et nad juba teavad. Aga tuletage meelde. Lühidalt. Ja pärast seda meil on hea meel, et Küüla Pesur, kes on kunagi tudengina siin õppinud, on meie keskel Tallinnast ja tema jagab oma tunnistuslikku meenutust Kolgata kogudusest. Aga meie ajalugu ulatub siis aastast 1901, kui asutati Tartu esimene baptisti kogudus Pärnu koguduse osakonnana. Koguduse vanemaks esimeseks oli Mihkel Oidermann, keda kutsutigi Tartusse Pärnust. Tolleks ajaks oli baptisti kogudusi Eestis olnud juba 17 aastat, nii et Tartusse jõudis see siis mõnda aega hiljem. Tõsi, Tartus oli sellised vabakoguduslikke baptistlikke kokkusaamisi juba ennegi peetud. Pigem rohkem priikoguduste kokkusaamiste nime all, aga baptisti koguduse algus on siis 1901 suvel tegelikult ja ärge küsige, miks me tähistame aastapäeva sügisel, me oleme alati tähistanud ja nii lihtsalt on. Kui keegi teab, miks on sügise peal, siis andke mulle teada. Aga õige algus on suvel juba mööda läinud. Koguduse algus oli väike, 3 abielupaari moodustasid esimese koguduse. Aga Jumal õnnistas, see kasvas üsna kiiresti. Tekkis veel 2 baptisti kogudust Tartusse ja 1930 ühinesid Tartu esimene baptisti kogudus ja Tartu 3. baptisti kogudus. Ja võtsid ühiseks nimeks Tartu Immanueli baptisti kogudus. Koguduse vanemaks kutsuti Hiiumaalt tuntud jutlustaja Karl Kaups. Sellel Immanueli palvelal oli suur palvela, mis asus seal, kus praegu on ehitatud kvartali kaubanduskeskus. Ja kui ma eelmisel pühapäeval Helle Liht oli meil jutlustamas ja me käisime pärast lõunat söömast mõnekesi koos temaga Vapianos. Istusime seal ja ma mõtlesin siis tagant järgi, et vaat umbes selle koha peal Karl Kaups jutlustas, kus Vapiano söögikoht on kvartalis. Nii et kui lähete sinna sööma, siis meenutage Kolgata minevikku. Kogudus oli suur ja aktiivne, 10 osakonda 100 kilomeetri raadiuses, kokku koguduses oli üle 500 liikme koos osakondadega. Tartus koha peal ei olnud mitte nii palju. Lisaks sellele Immanuelile oli siis Tartus veel 2 baptisti kogudust, Kolgata ja Peeteli. 1945
ühendati Nõukogude võimu poolt kõik 3 Tartu baptisti kogudust kokku ja nimeks jäi siis Kolgata, sest Kolgata oli ainus, kelle palvele oli alles jäänud sõjas. Ja nii õpiti ehitama Jumala riiki Nõukogude rangete piirangute all. Ja see ei olnud alati kerge, aga jumalateenistusi lubati pidada, kogunemisi laste ja noortega ei lubatud tegeleda ja väljaspool kogudust ka olid palju piiranguid. Ühise koguduse karjased on sealt alates olnud Artur Reimann pikka aega, seejärel Imant Ridaliste, Ermo Jürma, Toivo Pilli ja nüüd siis mina. Aastal 2013 kolisime Tähetänavalt siia meie jaoks uude hoonesse Veski tänaval ja see on meile armsaks koduks saanud. Ma vaatasin, et selle 7 aasta jooksul meie praegusest liikmeskonnast umbes 1/3 on liitunud selle 7 aasta jooksul. Osad on ka oma koguduste lapsed, kes mäletavad seda vana palvelat, aga umbes veerand meie praegustest liikmetest, neil ei ole isiklikku kogemust Tähetänava palvelaga enam. Nii et kes te mäletate, siis te olete privilegeeritud. Ja kui ma mõtlen ka viimase aasta peale, siis 2 sellist ilusat uut algatust tooksin välja, mis on kogudusele õnnistuseks. Üks on see, et Jumal on juhatanud meid Vedu raamatukogus piibliringi pidama kord kuus, 4 päeva keskpäeval ja sinna on selline hea osa, viimasel neljapäeval olime ka seal koos, Mare Sumberg on raamatukogu juhataja ja tema siis vahepeal laenutab raamatuid ja siis jälle on piibliringis. Ja tere tulemast teile, kes te olete ka sealt täna meie keskel. Ja teine ilus uus asi, mis on nüüd 2 korda sel aastal aset leidnud, on, et värskete liikmete väljasõit. Viimase 3 aasta jooksul liitunutega ühepäevane väljasõit vaimulikuks kasvamiseks osaduseks ja see on tõeliselt õnnistuseks olnud. Jumal teeb uut igal ajal, meil tuleb traditsioone hoida ja võtta kaasa seda, mis on põlvkondade pärand ja siis leida seda, mis aitab kogudust kasvatada ja evangeeliumi kuulutada just praeguses ajas. Ja nii me püüame seda ühiselt teha, ühiselt koos kõigi teiega. Aga nüüd ma palun, et Küüla, sa õppisid siin Tartus inglise filoloogiat ja oled Tallinnas Oleviste koguduses. Hea meel, et sa olid eile ka konverentsil siin, oled siin oma abikaasaga koos ja jaga mõnda tunnistuslikku sellest ajast, kui sa Tartus olid. Tere, armas Kolgata kogudus. Nagu mind juba tutvustati, nimi on Küüla Pesur. Ja mul on suur hea meel siin olla, aga jalg tudiseb. Seda on ilmselt väga veider kuulata, kuna ma olen olnud praktiliselt terve oma professionaalse elu õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis. Ja vahel ma mõtlen sellele, et miks ometi selline amet, mis mulle on kogu aeg väljakutseks. Ja teie niisuguses väga koduses õhkkonnas ei oleks ju mingisugust põhjust, et peaks pabistama. Aga öelge seda siia sisse kuhugi, kus see kõik toimub. Ja kui välja paistab teisiti, siis on see minu õnn, aga ärge seda uskuge, sellepärast, et see, mis sees toimub, on hoopis midagi muud kui see, mis teinekord välja paistab. Eks ma olen harjutanud ka palju aastaid juba seda publiku ees seismist. Aga nüüd siis mul on väga hea meel, et Leho alustas faktidega, sest mina olen emotsionaalne inimene ja minul on põhiliselt muljepildikesed ja sageli seotud mingi emotsiooniga, mis ma olen teatud olukordadest, sündmustest, on jäänud minuga. Ja ma mõtlesin, kuna mulle väga pikka aega ei antud, siis esimesed muljed või need, mis on kogu aeg minuga olnud sellest ajast, et jagan neid. Need ei ole mingisuguses järjekorras, lihtsalt nii, nagu nad mulle meelde tulid. Katsun nüüd ka meelde tulla, et mul on paber ka kaasas, aga seda ma püüan mitte vaadata. Et siis, kui ma siin olin ülikoolis õppimise ajal, see on see, mida ma usun praegugi Kolgata kogudus teeb, et te võtate vastu siia oma rüppe noori, kes tulevad ja siis jälle lähevad. Ja mina olin siis üks nendest, tulin Tallinnast, olin just lõpetanud keskkooli 82. aastal, siis eelmisel sajandil. Ja olin ka just saanud
usklikuks või siis päästetud, nagu me ütleme. 82 aasta kevadel, piiblipäevadel sain ma päästetud. Ja ma ei ole kristlikust kodust, isa sai hiljem mul kristlaseks, vanaema mul oli usklik. Ilmselt on minu siin olekus palju ka tänu mu vanaemale ja tema palvetele ja sellele, kuidas ta mind üles kasvatas. Seda ma ei alahinda, aga nüüd tagasi vaadates, sel ajal, kui ma tulin, sest 82 kohe sügisest asusin ma siis õppima Tartusse, mis tähendab, et ma olin ikka päris beebi usulises mõttes. Ja oma harjunud keskkonnast lahti rebitud, nii et Golgata kogudus, ma arvan see, et mina siin täna seisan, ma lähen jälle emotsionaalseks, on väga suur tänu teile, sest teie panite mind sellele õigele rajale ja 5 aastat on ikkagi 5 aastat, võrreldes paari kuuga. 83. aastal mind ristiti ja ma liitusin Oleviste kogudusega, aga siis 82. aastast kuni 87. aastani olin ma siis Golgata koguduse rüpes, aga mitte selles ilusas suures hoones, aga mulle väga armsas Tähe tänava hoones. Ja nagu eile juba välja öeldi siin, siis kogudus ei ole mitte hoone. Kogudus on inimesed, kes seal koos käivad. Ja sellepärast oli väga hea seal Tähe tänaval ja on väga hea ka siin teie keskel alati, sest kogudus on kogudus. Ja mul on hea meel ka, me olime koos teiega rõõmustamas ka siia uude hoonesse tulemise üle ja ma tulen alati väga hea meelega ja sooja südamega nii Tartusse, mis on mulle südamesse jäänud, kui ka Golgata kogudusse alati teiega rõõmu jagama. Ja tõesti, ma tunnen ennast siin koduselt, nii et suur tänu teile, ma usun, et te jätkate seda avatud olemist ja võib-olla enamgi veel kui tol ajal. Ja kui ma tulin siia Tartusse, ma isegi täpselt ei tea, miks ma just Golgatale sattusin, sest sõbranna praegu siis Vilja Lige, kes oli mu kursusõde, tema käis Saalemi koguduses. Ja ma arvan, ma olin sugulaste juures alguses elasin, et küllap vist seetõttu, et nemad lihtsalt ühel hetkel võtsid mind käe kõrvale ja tõid Golgatale. Aga sinna ma jäin. Ja tõesti, sel ajal läks lihtsalt elu lahti, aktiivne noor inimene, kõigest tahtsin osa võtta, kõik sobis, kõik oli tore, võtsin osa ka sellest, mis ülikoolis toimus, mul olid omad sõbrannad seal, aga kuidagi see koguduse elu oli see, mis andis hinge niisuguse rahu ja pidepunkti ja ma mäletan, et ma tundsin ennast kohe omana Golgata koguduse keskel. Ja mulle on alati hirmsasti meeldinud laulda, nii kaua kui ma mäletan, olen ma laulnud ja muidugi siis liitusin ka kohe kooriga, siiamaani laulan ikka koorides. Tahtsin hirmsasti minna ka ülikooli sinna akadeemilisse naiskoori, läksin ka, aga kuna seal oli kord nagu Viiburi sõjakoolis, nagu öeldakse, ja öeldi, et kohale võid mitte tulla ainult siis, kui surnud oled ja täitsa tõsiselt, siis ma leidsin, et see on minu jaoks natuke liiga karm, sest seal olid laululaagrid sageli nädalavahetustel, kus oli ka siis koosolekud, kus on hingamispäev ja kus tuleb Jumalale pühendada ja no ma ei ütleks, et see väga raske valik oli teha see koguduse ja koguduse koori kasuks. Ja seal juba tunned ennast ühe osana, proovisin ka üksi laulmist, sest laulda mulle meeldis hirmsasti. Aga vaat seda ma nägin ka ära mu esimesed niisugused katsumused ja kõik see, natukene niisugune paika loksumine toimus ka kõik siis Golgata koguduse rüppes, sellepärast, et minul, nagu ma juba ilmselt aru saite, mu algusest oli esinemispaanika. Mitte lihtsalt väike ärevus, mis teinekord aitab, vaid tõeline esinemispaanika. Ja algus mõtlesin küll, et mis seal siis ära ei ole, paluti ükskord ka, vist ei olnud kedagi siis seal muusikaga teenimas, et laulad mõned laulud sellest lauluraamatust, ma mõtlesin, hea küll, laulan siis. Ei laulnud sugugi, püüdsin, aga väga hästi välja ei tulnud, ei olnud hea ei minul ega kogudusel, sest kogudus ju tunneb kaasa. Sellest ma nägin, et hea küll, jääme koorilaulu juurde.
solisti minust ei saa. Aga ma kogesin ka esimesed imed Jumalaga ja niisugused palve kuulmised samuti teie rüpes, sest kõik mu esimesed sammud olid siin. Ja ma nii tänan, et te mind õigele rajale seadsite, sest siin on palju inimesi veel, keda ma mäletan sellest ajast, kui ma, no palju, aga siiski, sellest ajast, kui ma siin olin. Sest kogudusest korraldati ka väljasõite, väikestesse kogudustesse teenima ja ma mäletan, ükskord oli üks väike grupp, kust üks inimene mingil põhjusel pidi järsku ära ütlema, vabandust, ei saanud kaasa minna. Minult küsiti, kas mina olen vaba, saan tulla. Mina jaa, saan küll, ega ma ei mõelnud suurt, mis see minu jaoks tähendab siis. No tähendas teenimist muidugi selle väikse grupiga. Kuidas me teenime laulu ja sõnaga. Mina oma suure paanika ja hirmuga, aga no mul ei olnud aega sellele eriti mõelda. Ja mulle, ega ma ei palvetanud, ei jõudnud palvetada ka, sest pandi lihtsalt fakti ette. Päris üksi laulma ei pidanud, meid oli väike ansambel, aga oma häälerühma esindaja olin küll ainus. Ja tunnistust oodati ka. Ja ma kogesin sellist Jumala rahu ja imet, ei mingit paanikat, aga see on ka ainus kord, kui ma mäletan, et ma sellega hakkama sain. Rääkida on tulnud hiljem ka, midagi ei ole teha, aga solistina esinenud rohkem ei ole. Sel ajal, kui mina tulin sellesse kogudusse, oli pastoriks Imant Ridaliste, väga südamlik, isalik, väga armas inimene. Ja üldiselt on kõik niisugune üks suur, suhteliselt idülliline pilt tagasi vaadates. Aga siis ma mäletan ka seda, et oma sõbrannadega ülikoolis, siis küllap ma neilegi kuidagi, ega ma ei mäleta täpselt, kuidas ma tunnistasin või rääksin, nad teadsid igal juhul. Ja ühel hetkel ma sain ikka nemad ka tulema kogudusse. Ei mäleta, kas oli tavaline koosolek või mis see oli. Ma ise ilmselt olin ees laulukooriga, sest ma mäletan, et ma nägin neid lahkumas. Nad tulid kohale, aga mingil hetkel mitte koosoleku lõpul nad pagesid. Ja pärast seda ma neid rohkem ei näinud enam, aga see oli ka nõukogude aeg, olukord oli teistsugune. Inimesed ei olnud võib-olla ka nii avatud, olid veidi kartlikud, see tundus kuidagi nii võõras neile. Me saame siiamaani väga hästi läbi ja mul on osa kursuse kaaslasi, kelle lapsed nüüd on jõudnud usuteele, nii et Jumal teeb tööd ja need seemned on külvatud. Meie ei tea, millal need hakkavad idanema ja millal need vilja kannavad, aga küllap nad kannavad. Leidsin väga palju sõpru, kellega on jäänud sõprus siiamaani, Tallinna inimesi, kes olid samal ajal siin õppimas. Ja tegelikult oli Golgata kogudus mulle mitte ainult vaimulikuks koduks, vaid ikka päris sõna otseses mõttes koduks minu viimasel õpinguaastal, kui ma olin juba abielus ja enam nii palju siin ei viibinud, kirjutasin oma lõputööd ja elasin seal majas, seal olid üleval korrusel olid korterid. Ja ma tean, et me jagasime siis paari teise tudengiga ja meil oli väga armas osadus seal oma vahel, nii et see kõik aitas kaasa sellele, et ma sain rajatud sellel usuteel. Ja ma usun, et sellel on suurem tähtsus, kui ma praegugi veel suudan mõista, sest kõik see sai alguse siit. Ma ei olnud seda endale isegi teadvustanud, et ma tulin siia täieliku beebina teadmata palju midagi usust eelnevalt. Nii et mis mul on öelda, suur tänu teile, suur tänu kõigile, kes siis olid, suur tänu, et te praegu olete, et see kõik edasi läheb. Mul ei olnud meeles ka, kui vanaks te täpselt saate, otsisin, aga kalendris, te olete vist nii vanad, et seal ei olnud isegi numbrit, aga siis ikkagi tuvastasin selle ka nii, et on kogemust, on iga ja see kõik läheb. Samamoodi ma loodan edasi ja ma tegelikult tahtsin soovida teile õnne, nagu ikka sünnipäeval soovitakse. Aga mis on meie õnn? Meie õnn on, et me oleme Jumalale ligi. Nii et hoidke Jumalale ligi, otsige seda lähedust, pugege isa sülle, siis tema tuleb meie ligi ja teie ligi. Suur tänu teile kõige eest. Suur tänu, Küüla.
Kirjalikud tervitused meili teel või sõnumitega on ka tulnud veel. Ruudi Leinus, Mähe koguduse pastor Tallinnast, tervitab meid aastapäeval. Samuti Selise kogudus ja pastor Koit Kask ja Enno Tuulik Hiiumaalt koos abikaasaga Hilleste koguduse Karjane ja meie liidu president soovib Jumala ligiolu kogemist tänasel aastapäeval. Need kirjakohasoovid saadan ka koguduse listi, siis saate kõik täpsemalt järgi vaadata. Aga nüüd on meil eesõigus kuulata muusikat. Võib-olla vahepeal, kui mõni asi väga tuttav tuleb, ka kaasas olla ise. Aitäh, Marten ja Oksana, et te olete tulnud. Juba eile olite konverentsil meid teenimas muusikaga ja täna ka siin. Ja saame osa sellisest muusikalisest sõnumist. Vaikust anna, mind alandlikuks tee, et kõik, mis tahad sina, ma teeksin sinule. Nüüd iga soovi mõte, mis liigub südames, toon sinu jalge ette ja käin su valguses. Toon sinu jalge ette ja käin su valguses. Välja pühi, mis sulle au ei tee. Mu usulaeva juhi, siit läbi lainete. Ma sirutan su poole, oh issand oma käed, ja annan end su hoolde, mind kaitsevad su väed. Ja annan end su hoolde, mind kaitsevad su väed.
armastad veel enam, omakseid kui ma. Ja sul on paljugi enam nõu peetud nendega. Nüüd tahan hoopis jätta kõik oma tahtmise ja ainult seda täita, mis armas sinule. Nüüd tahan hoopis jätta kõik oma tahtmise ja ainult seda täida, mis armas sinule. Ja ainult seda täita, mis armas sinule. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on juhus iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas sustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. halleluuja, 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 kiitus sinule, Jeesus. suurem kui vead, mida olen teinud, suurem kui eilne, kus olen käinud, suurem kui kormad minu teel on su arm. suurem kui mõtted minu peas, suurem kui halvad teod või head, suurem kui see, mida suudan ma, on su arm. Halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Kiitus sinule, Jeesus. Järgmise looga soovime teile kogudusele õnnistust ja õnne. See on ka palve ja siin esitatakse selline palve veel, et õnnista isa kodumaa mulda
ja eks ole nii, et iga kogudus on osa meie kodumaa mullast. Nii et see muld, mis on siin teie uue palvemaja all või vana palvemaja all ja igal pool Tartus, kus te keegi käite, soovin, et see oleks õnnistatud ja et te kõik oleks õnnistuseks teie ümbruskonna rahvale. Taevane Isa, kuule mu palvet, tänu ja kiitust mu hing sulle toob. Elu ja tervist, abi ja kaitset, rõõmu ja rahu su vägev käsi loob. Ole mu juures kodus ja kaugel, päeval ja öösel mind kaitsku su tiib. Olen kord väsind, öövarjud laugel, 101 hingel, kes mind su koju viib. Õnnista Isa, kodumaa mulda, tärkavat toorast ja tolmlevaid päid. Õnnista lõikust, terade kulda, anna mu rahvale aastaid palju häid. Kallis kogudus, mul on teile ka väike tunnistus ja kuna mul on hästi palju pabereid, siis ma seisan siin. Mina olen Oksana, Ukrainast tulnud neiu ja praegusel hetkel juba 4 aastat Jumal õnnistab juba minu kodumaal ka. Ja ma tahan teile rääkida natukene ennast ja ka tõest ja valest, mis on meie eludes. Olen hiljuti lõpetanud Tõde ja õigus raamatu 3. osa, et siis olen väga sel lainel tõde ja õigust, kuidas see, et me loeme piiblit ja isegi teeme peast salme, ikkagi ei pruugi tähendada, et oleme Jumala liigiolus nagu see peategelane. Aga samas ma tahan natukene rääkida teile tõest ja valest minu elus ja võib-olla keegi teist ka tunneb ennast või saab ka õnnistatud. Jumala sõna räägib Johannese evangeeliumis 1. salmis, et alguses oli sõna
ja sellest kõik alguse sai. Mina olen kogenud oma elus 2 suurt valet ja ma kohe ütlen teile, minu esimene klaveriõpetaja ütles mulle, et minust kunagi ei saa klaverimängijat. Ja teine vale ma kogesin siis, kui ma koolisin Eestisse 4 aastat tagasi, üks ilusal augustikuul ja asusin elama üürikorteri ja üks naabertädi küsis, kes ma olen, mis ma teen ja mis ma kavatsen teha ja loomulikult ma ütlesin talle, et esimese asjana ma hakkan eesti keelt õppima ja siis ta ütles mulle, ära hakka, see on võimatu. Hästi irooniline, et ma räägin praegu teile sellest eesti keeles. Ja ma tahan küsida, et kas see, et minust kunagi ei saa klaverimängijat või see, et eesti keel on võimatu õppida, on tõde või vale? Võib-olla too oli hästi halb päev ja mu õpetajal oli halb tuju ja ma ei ole harjutanud ja siis tal oli võib-olla õigus seda öelda. Ja tema jaoks see oli tõde. Aga minu elus see osutus valeks. Ja nagu te näete ka eesti keelega, tänu Jumalale juhtus sama. Aga selle naise jaoks see oli tõde. Ta ei valetanud mulle, kui ta ütles, et see on võimatu. Sellepärast tema jaoks, tema elu näitel, see oli tõesti võimatu. Aga minu jaoks osutus võimalikuks Jumala väest ja Jumala abiga. Õpetussõnad räägivad meile, surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Mis oleks minuga saanud ühe ukrainlasega siin Eestimaal, kui me ei oleks hakanud eesti keelt õppima? Te ilmselt kõik teate, et siis oleks hädamajas. Ja ma hakkasin ja ma palvetasin ja ma nägin vaeva ja ma tõesti pühendasin hästi palju aega. Ilma Jumala abita ma ei oleks saanud selgeks, aga ma lihtsalt tahan rõhutada teile, kui ma oleks uskunud, et see on võimatu, siis ma ei oleks praegu teie ees või tõlkijana, kahtlen, tõlkijaga. Mõni inimene meist ja vahel mina ütlesin, enam ei ütle, et mulle meeldib kõike välja öelda, ma lihtsalt olen aus inimene. Aga kuulge, kas Jumal lubas teile seda tõde öelda, mis praegu teie südames? Äkki see sõna hetkel tapab sinu sõpra või inimest, kes on sinu lähedane? Äkki see on tõde, aga seda ei tohi öelda? Me ütleme, et see on tõde, aga kelle oma tõde? Kristlasena me kõik teeme, et olemas meie tõde ja Jumala tõde. Alguses oli sõna, ehk siis minu sügav veendumus, et sõnad ei ole lihtsalt kõla, vaid meie eluprogramm. Ma leidsin lapsepõlves ühe karmi koha piiblist, kus on öeldud nõnda, ütle neile, räägib issand. Nii tõesti, kui ma elan, on issanda sõna, et nõnda, nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Ei ole üldse poliitkorrektne ega viisakas. Aga nüüd on küsimus, millal me räägime Jumala kuuldes? Siin kirikus, enda köögis, naaberriigis, vannitoas? Millal me räägime Jumala kuuldes? Minu elu vastus on kogu aeg. Sest ta kuuleb meid kogu aeg, kui ma räägin Martiniga, kui ma räägin tees, kui ma soosistan oma palvekambris ja ütlen, et ma ei pea enam vastu, sa oled liiga karm, issand, liiga suured väljakutsed minu elus, tema ka kuuleb. Aga nõnda, nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Kas te usute Jumala sõna? Aga see? Jah. Kuidas Jumal lõi maailma? Sõna kaudu. Kuidas õnnistati ja neeti Vanas Testamendis? Sõnade kaudu. Kuidas Jeesus tervendas? Sõnaga. Ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid, ütleb Johannes oma evangeeliumis. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu.
ükski ei saa minna isa juurde muidu kui mu kaudu. Minu vanaema oli tõeline Jumala naine ja tema elas ja rääkis niimoodi, et ta peaaegu ei kasutanud oma sõnu, vaid ta rääkis salmidega, piiblisalmidega. Ja ausalt öeldes, piiblis on neid nii palju, et iga olukorra jaoks leiab vastuse. Ja ta oli nii kuldne näide sellest, et tõesti, kus sul ei ole midagi asjalikku rääkida, siis sa võid kasutada piiblisalmi ja see ei tee halba, vaid vastupidi. Sellepärast Jeesus on tõde ja kui me räägime oma sõbrale või naabrile mingi meie arvates tõde, kas see on Jeesuse tõde? Uskuge mind, ütleb Jeesus Johannese 14.11. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Ja nüüd on veel minu elust ja piiblist paar näidet, et inimeste ja Jumala tõde on ikka midagi hoopis erinev. Kui inimesed nägid prostituudi ja tõid Jeesuse juurde, mida nägi Jeesus? Ta nägi temas pühakut, tulevast pühakut. Kas see oli vale, et ta oli prostituut? Kas see ei vastanud tõele? Vastas. Aga mida nägi Jeesus? Inimesed nägid lapsetusaarat. Hästi viisakas eas juba. Aga Jumal nägi, et on kõikide rahvaste ema. Kas see ei olnud tõde, et ta oli lapsetu kuni 90 aastani? Aga mida nägi Jeesus? Inimesed näevad narkomaani joodikut, aga Jeesus näeb, et sellest narkomaanist ja joodikust võib tulla pastor, püha inimene. Aga kas meie oskame näha ka niimoodi Jumala silmadega, iseennast ka, ei ole ainult teiste suhtes, siis kui keegi ütleb sulle halvasti, kui keegi sinu arvates püha inimene ja vaga, aga ütleb sulle nii, et sa tunned ennast surnuna, küsi Jeesust, kas see vastab tõele, kas see on Jeesuse tõde või selle inimese tõde sinu suhtes. Mida ütleb Jumal meie kohta? Sa mu silmid oled kallis ja auline ja ma armastan sind. Jesaja 33:4. Mina lihtsalt kutsun teid kõiki üles ja iseennast kõigepealt olla Jeesuse hääl, rääkida Jeesuse sõnu, näha inimesi Jeesuse silmadega ja näha iseennast ka, sellepärast me oleme kallid talle. Palju õnne sünnipäevaks ja palju Jumala õnnistust. Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu ellu lalla jäänud käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt purretud kehas? Kas oled näinud algustud? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatanud? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastanud? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb.
teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Võtame hetki, et ka sõnadega palvetada lisaks sellele ülistusele, milles me oleme olnud. Tõuseme, kummardame, kuidas sul on hea olla Jumala ees. Issand, siin on hea olla, nagu me mõistame teinekord, kuidas su jüngrid ütlesid, et teeme 3 telki, jäämegi siia. Ja sa ütled, aga minge siit edasi ja tunnistage sellest, mida te olete kuulnud ja näinud. Issand, täname koguduse eest. Täname sinu sõna eest, mis saab elavaks muusikas ja tunnistustes. Ja me varsti veel kuuleme jutlust, et see toidaks meie vaimulikku olemist. Aga me ühise kogudusena täname ka palves nende eest, kellel on sünnipäevad sel nädalal. Taire eest, ta on tõesti Jumala kingitus, keda sa oled andnud meie kogudusse ja varustada ta kõigega. Ka juhatuse esimehena teha neid otsuseid ja vaadata paljude asjade üle koguduses. Ja kui ta loeb su sõna, ja palvetab, siis kõneta teda seal. Anna talle seda, mida teistelegi anda. Täname sind Anne-Mai eest, Mari eest, Mare eest ja ka Javieri Jaaka ema Esperanza eest. Palume, et sinu Jumala armu ja rõõmu ja hingamist ja kordaminekut oleks nende kõigi elus, sinu ligiolu. Täname issand Helja Arraku eest, kelle sa oled kõrges vanuses koju kutsunud. Ja täname tema elu eest, tema usu eest, sa oled paljudest aegadest seda läbi toonud. Õnnistage oma ärasaatmist, et tema lähedased võiksid ka Jumala sõna ja sinu lähedust kogeda. Issand, kui lisaks meile veel mitmed kogudused tähistavad aastapäeva, Tallinna Allika kogudus, Tallinna Mosaiik kogudus, Paide, Loksa kogudus, Jõgeva kogudus, siis ka täname nende paikade eest ja palume ka, et ka nende paikade all see maapind oleks õnnistatud, aga iga jalatäis maad, kuhu nende koguduse liikmed astuvad, võiks ka õnnistatud olla. Iga sõna oleks sinu tõega, mitte nende enda tõega, vaid sinu tõega öeldud välja. Nii et see maailm saab muudetud. Ja palume seda armu ka ise endile. Ja issand, kui me nüüd paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, õnnista ka seda, et ka koguduse majanduse pool oleks hoitud ja juhitud sinu tarkuses. Aamen. Võtame istet ja järgmise ühise laulu ajal paneme kokku annetuse ja seejärel kuuleme jutlust Elari Puult. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Olen õnnelik, et ta mind jätab, kõikjal saadab mind ta armupilk. Tahan ikka muret kanda, igal ajal oma laste eest. Lubab kõik, mis vaja mulle anda.
võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilk. Isa sõna seisab kõikumata, tema arm on kindel varjupaik. Ja nüüd üsna vaikseks minu süda, ära enam nõnda mures käi. Tema peale südamest sa looda, ei sind Jumal unustada või. Ütlen juba praegu aitäh kõigi tervituste eest, mida on toodud teile Mosaiikkogudusest, Tallinna Kalju kogudusse ja saadame ka tervitused kaasa ka Allikakogudusse, kust meie jutlustaja tuleb. Ja kindlasti on siin mitmeid inimesi veel siit ja sealt, nii et kahe käega ja õnnistusega teile tervitused kaasa igale pool olevistesse ka ja kust te olete keegid. Nüüd on hea meel mul paluda Helari Puud siia. Helari on, ega ma ei mäleta, millal sa viimati jutlustamas käisid Kolgatal. Tallinna Allikakoguduse pastor pikka aega olnud, nüüd andis ameti üle Kaarel Väljamäele, aga teenib siin ja seal ja on olnud ka laiemas teenimises Euroopa Baptisti Föderatsioonis mõned aastad tagasi. Ja aitäh, et sa oled täna tulnud meie keskele, et oli ka tihe nädal sul, enne seda oli pastorite kogunemine Saaremaal, kus sa kaasa teenisid, aga ootame, mida Jumal on olnud sinu kaudu anda. Aitäh, Leho, aitäh kogudust, te laulate muide ilusti. Et see või oli see lihtsalt selline laul, kus kõik see harmoonia klappis nii hästi kokku. Te harjutasite, jaa. Ma loodan, et te siiski iga pühapäev seda sama laulu ei laula. See läheks isegi mulle raskeks. Aga nii nagu juba öeldud, ma tõepoolest toon tervitusi teile Tallinna Allikakoguduselt, kes on 4 aastat noorem vanake, aga on vahepeal uuesti sündinud ja igasuguseid huvitavaid asju on juhtunud, aga me ei räägi täna meie kogudusest, aga ka pastor Kaarel palus südamest ütelda tervitused edasi. Täna hommikul olime ühenduses. Ja veel kord aitäh, pastor Leho, et sa ka kutsusid. Teie keskel on alati nii armas ja hea olla. Ja ega tegelikult meist nii väga palju ei sõltu, aga midagi siiski. Aga me igatseme ja usume ja palume, et Jumal oma püha vaimu läbi on meie keskel ja teeb oma tööd ja see on kõige tähtsam. Ja tegelikult üks 119-aastane kogudus on tunnistuseks sellest, et Jumal töötab. Ja Jumala töö läheb edasi ja meie ülesanne on selle pärast paluda. Ajaloost rääkides mul on ka üks küsimus. Kes mäletab aastat 1962 või midagi sellest aastast? Tõsta julgesti käsi püsti. Oi, teil on nii noor kogudus. Ma näen ainult, ja tõstke julgelt käsi püsti, see on ainult auasi, kui te midagi mäletate. Nii et kokku vist 5 kätt tõusis. Noor kogudus on Kolgata kogudus. Teate, kui ma nüüd ausalt ütlen, siis mina ka ei mäleta. No natukene midagi. Aga see on üks mänguhobune, millega ma tõenäoliselt sellel ajal oma õue peal ringi liikusin, siis kui ma vähem vend mind lükkas. Aga teate, sellel aastal, see on nüüd palju suurem asi kui mina või midagi muud, toimus niinimetatud Kuuba raketikriis. Ma ei tea, võib-olla need, kes natuke on ajaloohuvilised ja poliitikahuvilised, mäletavad seda. Õieti see kriis algas juba natukene varem, aga 1962 viis tollane Nõukogude Liit oma tuumapeadega raketid Kuubale. Ja siis leidis see suur vastasseis aset riigijuhtide, tollase president Kennedy ja Nõukogude juhi Hruštšovi vahel. Ja tegelikult seda peeti omal ajal, ja võib-olla see on kuni siiani üks niisuguseid reaalsemaid hetki või ohtusid 3. maailmasõja
puhkemisele. Aga tänu sellele, et oli suhtlusliin sisse seatud nende tippude vahel, tänu sellele sai see ära hoitud. Nii et natuke aega varem oli Kremlisse ühte tuppa pandud üks ilus telefon, tõenäoliselt, ma ei tea, kas seal see ketas oli, mis omal ajal oli, ja küllap vist oli, ja seal Valges Majas oli ka. See ei olnud ju mobiiltelefonide aeg ega SMS-ide saatmise ega kõige muu moodsama võimaluste aeg, aga nii need telefonid sinna pandi. Ja teate, seda sideliini hakati nimetama kuumaks liiniks. Kuum liin. Nii et kui tõusis mõni terav küsimus, olid otsustavad momendid, siis piisas selle toru tõstmisest, kui need tähtsad riigid ja riigijuhid said oma vahel suhelda. Mu sõbrad, ma tahaksin täna meile kõigile, iseendale ja teile meelde tuletada seda, et usurahval on kuum liin Jumalaga. See on olemas, see toimib, see on rajatud ja see on tõeline otseühendus. Ja ma armas aastapäeva rahvas, ma sooviksin südamest, et see oleks meile tuttav, et see oleks meile kasutatav ja tähtis. Suhtlemine on ju suhetes väga-väga oluline. Me ei kujutlekski ju ette mingisugust suhet ilma suhtlemiseta. Ükskõik, mis tasandi suhe see siis ka on, see ühenduses olemine. Ja teate, Jeesus on andnud meile, meie käsutuses on see kuum liin Jumalaga. Aga pea meeles, et see ei ole ainult erakorralise abi saamiseks. Mitte ainult siis, kui 3. maailmasõda peaks puhkema, sa võtad Jumalaga ühendust. See liin on tegelikult sulle igapäevaselt, käepärast. See on mõeldudki Jumalaga pidevaks suhtlemiseks. Ja muidugi, üks pool on see, mida me teeme, see, et meie räägime Jumalale, mis meie soovime, mis on meie vajadused ja kuidas meie ennast tunneme. Eks ole, see palve ja piibel innustab meid ka. 37. laul 5. salm ütleb, olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Ja küllap meie süda ja meie elu dikteerib meile paljusid asju. Looda issanda peale, anna oma tee issanda hooleks, looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Need mõtted on julgustavad palvekambrist ja vajalikud meile igapäevaseks koos käimiseks Jumalaga. Aga, mu sõbrad, see kuum liin Jumalaga on ju kahepoolne. Nii nagu see algne kuum liin, ta oli Kremli ja Valge Maja vahel. Ja mõlemalt poolt räägiti. Sinu Jumala suhe on see samasugune tegelikult. Midagi ei ole ju valet selles, kui me oma südamemuret, kui me oma vajadused, me räägime ja Jumal paneb tähele. Jumal paneb tähele. Aga mu sõbrad, võib-olla veelgi enam ja vahest vajab see meelde tuletamist, et Jumal tegelikult ju räägib meiega ka. Väga konkreetselt, vahelt valjemini, vahel vaiksemini. Kui me vaatame Jeesust, kes on meie õpetaja, meie ees mineva, meie kuningas, siis Jeesuse elus oli tegelikult see Jumala kuulamine, oma taevase isa kuulamine, tema teenimistöö väga suur saladus. Nüüd me jõuame selle tekstini, mida ma tahaksin täna teiega hetkeks vaadata ja võib-olla mõne soovi teile ka kaasa panna. See on Luuka evangeeliumist, 5. peatükist ja esimesed 11 salmi. Luuka 5, 1-11. Aga sündis, kui Jeesus seisis Geneetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi 2 paati järve ääres seisvat, aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale,
sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud. Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid. Ja nad täitsid mõlemad paadid nii, et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Usun, et see on usurahvale tuntud tekst. Aga ma ei tahaks täna seda päris traditsiooniliselt käsitleda või ütleme nii, et ma ei pea evangeelset jutlust. Otseselt. Inimesed tollel ajal, nii nagu meiegi täna, vajasid Jeesuse abi. Kui me loeksime sealt eelnevalt Luuka evangeeliumist, siis me näeme, kuidas Jeesus astus Peetruse kotta ja kuidas Siimona ämm oli palavikus ja ta sai terveks. Ja kuidas peale päikeseloojangut tõid kõik inimesed oma haiged, omaksed perekonnaliikmed, seal oli kõiksuguseid haigusi ja probleeme. Ja nende igatsus oli, et Jeesus neid terveks teeks. Ja järgmistel päevadel jätkab Jeesus evangeeliumi kuulutamist igal pool Juudamaa sünagoogides, nii nagu 4. peatüki 44. salm ütles. Ja siis 5.15 me loeme, aga sõnum Jeesusest levis seda enam, et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. Ma küsin täna hommikul, milles oli Jeesuse saladus? Kuidas Jeesus vastu pidas? Muidugi teades, et ta oli Jumala poeg, aga teades, et ta oli ka samasugune inimene kui mina ja sina. Kui kergesti tuleb väsimus suhtlemisest. Inimesed, kes töötavad teiste inimestega, teavad ju seda väga hästi. Ja see on nii loomulik asi. Loomulik on see, et kui sa annad välja vaimset energiat, siis sa pead kusagilt seda ka asemele saama. Ja see küsimus, milles siis peitus tema energiaallikas. 4.42 ütleb, päevahakul Jeesus väljus ning läks tühja paika. 5.16, temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Sõbrad, meie ei ole sugugi teistsugused, me oleme veel palju nõdremad. Mõtle sellele, et sinu energiaallikad on tegelikult seotud Jumala ees seismise ajaga, kus sa oled palves Jumala ees. Ja nagu ma ütlesin, võtad vastu seda, mida Jumal räägib. Ei suuda me muidu igapäevaselt ei Jumala riigi ootusi täita, ei iseenda elu ülesandeid täita või kuidas me seda iial ütleksime. Me vajame seda laadimist kuuma liini kaudu, selle otseliini kaudu, mis meil on Jumalaga. Jah, see ei ole vale, kui me kurdame, anume, ägame Jumala palge ees ja nagu laotame oma eluvõitluse ja mured Jumala ette. Aga me võtame ka vastu Jumala käest tegelikult seda, mida temal ütelda on. Jumal vahel sosistab meie ellu. Ja probleem tekib siis, kui meie oleme nii lärmakad, et me seda Jumala sosistust ei pruugi kuulda. Võtkem vastu Jumala sõnumid. Ma usun seda, et Jumal on kõnetanud meid kõiki täna siin Golgata 119. aastapäeva Jumala teenistusel. Jumala sõna on loetud, tunnistusi on jagatud. Jumal on midagi ütlemas.
Küsimus on, kas me paneme seda tähele. Sellel päeval, kui see lugu juhtus, millest me koos lugesime, oli rahvast palju kokku tulnud. Luukas kirjutab, et rahvas tungles Jeesuse juurde. Ma olen alati mõelnud, et tahaks ka tõelist tungi näha. Ma mäletan, kui ma olin noor töötegija, olin Kohila koguduses, meie palvemaja mahutas kusagil 120, heal juhul 150, aga teate, see oli aeg-ajalt täis. Ja rõõm on näha, et ei ole väga palju ruumi siin Kolgata palvemajas täna, aga Jumalal on veel inimesi selles linnas. Ja olgu see meie igatsus, et inimesed tulevad ka Jumala sõna kuulama, aga ega see ei pruugi nii automaatselt tänases kontekstis kohe toimuda ja sellepärast ma jagangi edasi. Ja teate, Jeesus korraldab endale seal kantsli. See ei olnud nii kindel ja toekas nagu täna minu seismine siin. Jeesus vaatab, kellegi paat loksub seal. Ta küsib, kelle paat see on. Tuleb välja, et see on Siimona paat. Ja ta ütleb, tule siia, mul on vaja seda paati. Ja nii nagu me lugesime, nad sõutsid natukene eemale. Ja see on Jeesuse kantsel seal kalda lähedal. Ja nüüd me näeme kõigepealt seda ja ma tahaksingi öelda täna, et kuidas see Jeesuse kuulutus tegelikult muutis Peetruse elu. Mu sõbrad, Jumala sõna kuulutamine jätkuvalt muudab inimese elusid. Ja ma soovin seda, et meie tegevus kogudusena ja üksikusklikuna, kus me iial liigume, see oleks nagu sellest ajendatud, et meil oleks julgust, et me seisame sellel alusel. Jumala sõna muudab elusid. Ja sellepärast on väga tähtis roll Jumala sõna kuulutamisel ja kuulamisel, kas me tuleme siis suuremas või väiksemas grupis kokku. Paulus ütleb Thessaloniklastele ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on, Jumala sõnana. Ja pange tähele, Paulus läheb edasi siit ja ütleb, et mis see Jumala sõna siis on. Ta ütleb, et mis on tegev ka teie sees. Vaadake, Jumala sõna saab elavaks inimese sees, inimese elus, inimese mõttemaailmas, südames, tahtes ja sellest tekib meie elu. Jumala sõna, mis on tegev teie sees, aga seal on veel midagi, kes te usute. Kas sa oled täna usklik? Kas sa usud Jumala sõna? Lihtne on öelda, ma olen ka usklik. Aga kui olukord tuleb meie ette, kus me peame seda usku, seda Jumala sõna tegelikult välja elama oma kodus või koolis või tänaval, klassiruumis, töökohas, mis on tegev teie sees, kes te usute. Ma usun seda, ja ma nagu näen seda sellest tekstist, et Peetrus ainult ei püüdnud hästi suurt kalasaaki sellel päeval, vaid tegelikult Jumal andis talle nagu ühe uue visiooni elus. Andke andeks, see on nii moodne sõna, et paljud ütlevad, et ei tahagi seda kuulda liiga palju, aga ma täna räägin, et sellest nägemusest, mis sul võib olla sinu elust, oma elust, ja tegelikult, mis Jumalal on. Me juba kuulsime, et kuidas Jeesus meid tegelikult näeb. Jeesus muutis Peetruse elu. Ja ma soovin, et sa täna küsiksid, võib-olla Jumal tahad sa minu elust ka veel midagi teha, midagi teistmoodi. Ja Peetrus seal paadis ja ta rassib ja ta on lootusetu, aga mõtle, meil on see eesõigus mõelda mõni aasta edasi, 3000 inimest saab päästetud tema jutluse peale. Ja nii pandi alus sellele kogudusele. Teate, maailmas on praegu rohkem kui 2,5 miljardit kristlast, kes tunnistavad Jeesuse nime. Need on aprillikuu andmed kuskil, vähemalt ühe allika andmed on sellised. Küsime, et mida me võime tegelikult siis õppida sellest nagu draamavormis lavastatud tähendamise sõnast. Ma paar asja tahaksin anda sulle kaasa. Kõigepealt seda, et see potentsiaal, kus me oleme, mille keskel me oleme või mis meie ees on tegelikult ikkagi väga-väga suur. Võtame selle Galilea kalapüügi näite.
uurisin natuke allikaid ja sain aru, et Galiilea järves ikka kala oli. Ma arvan, et Tõnu oleks julgelt käinud Galiilea järve peal ilma mureta. Ma ei tea, kas Peipsis on nii palju kala, kui sina tahaksid. Seal on rohkem. Vaadake, Galiilea järve asi oli just seesama, et kala oli. Ja seal pidi isegi tänapäeval olema piisavalt kala ja kalurid tegutsevad. Ma ei tea, ega kaluri suurim rõõm ei ole ju võrgu puhastamine ja paadi värvimine ja võrkude parandamine. Ilma ka ei saa. Ja ärge võtke, et ma ei ole liiga suur kalamees, et ma tulen teile neid detaile siin rääkima, aga ma lugesin, kuidas Peetrus seal toimetas ja kuidas jüngrid, keda Jeesus kutsus. Aga mitte võrkude parandamine siiski, vaid kala püüdmine oli ju see. Koguduse peamine ülesanne on missioon ja evangelism. Palju on neid inimesi, kes vajavad Jeesust, kes peavad veel kuulma evangeeliumi Jeesusest ja see on tohutu potentsiaal. Ma usun, te nõustute minuga. See on suur visioon. Ja sellest potentsiaalist kõneleb kas või see sama number 2,5 miljardit, kes on kristlased. Aga maailma rahvaarv aastal 2018 oli 7,650 miljardit ja ootus selle aasta märtsiks oli, et saab olema 7,8 miljardit inimest. Ja Jeesus ütlebki nüüd, et minge kõike maailma, sest potentsiaal on tohutu suur. Ma usun, et Jumala rahvas siin ja seal paigus võtabki seda läkitust väga tõsiselt. Ja ma võin isiklikult ka viimastel aastatel teenida missionärina Converge'i liidus, meie sõprade liidus Ameerikas ja ma tean, et Bent Krikk ja Mindi, minu ülemused või head kaastöölised, kuidas seda siis nimetada, on ka siin teie osaduses. Inimesi on välja läinud ja tegelikult tuhandeid ja sadu tuhandeid missionäre, eriti nendes riikides, ka kus on raske ja kus on tegelikult, me nimetame neid kinnistest riikideks, aga igatsus on evangeeliumit kuulutada. Eesti, ütleme, on juba ju pikemat aega kuulnud evangeeliumit. Aga siiski, kui me mõtleme sellele, kui palju on neid, kes on Jeesuse jüngrid, selles mõttes isiklikult tunnevad Jeesust, siis see protsent ei ole kuigi suur. Ja meie ümber on ikka veel palju inimesi, kes tegelikult ei ole kuulnudki Jeesusest midagi. Aga inimesed vajavad Jeesust. Teate, eks nende igaühe sees on midagi, mis ärkab eriti siis, kui eluraskused tulevad. Kui kõik tundub hea, siis me unustame nagu Jumala kuskile tahaplaanile või paneme ta riiulisse kuskile, et kust oleks nagu hea võtta mõnikord. Aga me vajame Jumalat ja siis me tunnetame seda eriti, kui tagasilöögid ja kaotused tulevad meie ellu, kui ei ole enam kellelegi toetuda. Ja teate, siin ongi sinu ja minu jaoks see tohutu potentsiaal. Sinu inimesed vajavad sind, hea kaaskristlane. Sinu tuttavad, sinu pereliikmed, ükskõik need, kus sa elad. Kõik, kellega sa kokku puutud. Jeesus ütles Peetrusele, sõua sügavale kohale ja lase oma võrgud välja. Ma soovin, et sa võiksid paluda selle pärast ja tegutseda, sest Jumal saadab ju iga päev sinu ellu inimesi. Ja midagi ei ole võimatu koos Jeesusega. Peetruse esimene reaktsioon, kui Jeesus ütles, et mine nüüd ja sõua sinna ja viska võrgud välja, siis see oli kuidagi negatiivne. See oli niisugune, ma ju tean, me just tulime, ma olen ju kalamees, kui ma ükskord viskan võrgu välja, ega ma sellega veel ei lõpeta, ma proovin veel ja veel, nii kaua, kui ma kala saan, aga Jeesus, täna me ei saanud midagi, siin ei ole täna eriti midagi. Võib-olla meie vahel Jumala riigis oleme samamoodi. Aga teate, kui Peetrus hetke nagu kõhkleb ja seletab Jeesusele kõik oma head mõtted ära, siis ta ütleb, aga olgu Jeesus. Kui sina nii ütled,
Sinu sõna peale ma proovin uuesti. Ja nii siis, nagu me lugesime, tegelikult Jeesus tegi võimatu võimalikuks. Ma seda kogemust soovin sulle, kogudus, ja igale kristlasele, igale jüngrile eraldi ka. Ja ma tahan täna seista siin ja ütelda, et kui sa oled tundnud läbikukkumist, kui sa oled kogenud pettumust, siis proovi ükskord veel. Need on Jeesuse sõnad tegelikult. Ja see, mis juhtus, oli see, et võrgud rebenevad, et saak on nii suur, et seda tuleb jagada. Jeesus näeb sinu potentsiaali, sellest oleme juba kuulnud. Sellel kevadel meie lähedal seal ühe krundi peal hakati puid maha võtma ja ega tänases Eestis see pole mingi ime, kui me näeme, et kuskil puid maha võetakse. Aga mulle pakkus see huvi, sest sinna krundi peale jäeti alles nagu mingisugune, no vabandage, aga niisugune äbarik, mis ei olnud ei puu ega põõsas. Ja ma mõtlesin, et kulla mees, et sa teed nii ilusa töö ja siis jätad mingisuguse rondi siia aia nurka omale. Aga teate, läks mööda üks nädal. Kui ma läksin jälle sealt mööda ja siis ma nägin, et see toomingas oli õide puhkenud. Ja see oli väga ilus. Jeesus ütles, tule minuga ja mina teen sinust inimese püüdja. Jeesus ütleb sulle, mina teen sinust selle õitsva toominga, kuigi sa täna võid näha välja nagu ei mitte midagi ütlevat. Ja ma südamest soovin, et issandal oleks palju selliseid teenijaid siin Golgatal. Mulle väga läks hinge, kui tuntud Kanada-Ameerika jumalamees ja jutlustaja Ravi Zacharias pidas jutluse Billy Grahami matusel, sellest on juba paar aastat möödas ja muide vend Zacharias on ise ka juba issandaga. Oma sõnavõtus, võib-olla sa oled lugenud seda, aga ma lihtsalt tuletan meelde, rääkis ta sellest, et sõnum on antud erinevate tunnistajate kätte, erinevate põlvkondade kätte. Ja ta ütles, olgu siis Paulus, Wesley, Moody või Billy Graham, meil tuleb seista nende õlgadele ja minna edasi oma tunnistusega. Seista nende õlgadele ja jätkata seda, mida nemad tegid. Ja Zacharias ütles, ühe tunnistaja hääl küll kaob, kuid sõnum läheb edasi. Armas Golgata kogudus, seiske oma eelkäijate õlgadele. Mõnda nime oleme täna siin kuulnud ja nimetanud. Mõned on veel meie keskel, aga palume selle uue põlvkonna pärast ja teeme julgesti seda tööd, et Tartu inimesed ja veel palju laiemalt võiksid tundma õppida Jeesust. Ära karda, Siimon. Nüüdsest peale pead sa inimesi püüdma. Aamen. Me tõuseme palvele. Issand Jeesus, ma tänan sind südamest selle osaduse eest sellel pühapäeva hommikul usurahvaga selles kojas. Ja issand, kui me oleme meenutanud neid aegu tänutundega, kus sa oled kogunud inimesi ja kui omal ajal seda baptisti kogudust 3 abielupaari rajasid kusagil kaugetel aegadel ja issand, täna me oleme siin, tuba on täis, aga ruumi on veel. Ma palun, issand, et sa tõmbaksid meid täna endale nii ligi, et me kuuleksime sinu häält. Ma palun, et mina oleks see, et mu õed ja vennad oleksid need, kes me igatseme panna tähele sinu häält. Anna andeks, kui me vahel ise liiga palju räägime ja kurdame ja issand, aga sa võtad palved vastu ja kõik, aga ma palun, et sinu juhtimine, sinu sõna juhtimine võiks olla kogudusega, kes astub uude tööaastasse,
kes nad astuvad edasi. Issand, õnnista pastorit, õnnista kõiki, kes on ta kõrval, õnnista igat külvajat, igat töötegijat, igat inimest, kellele läheb korda sinu riigi töö ja teenimine. Ja issand, me õnnistame ka neid, kellega koos seda tehakse, sest tõepoolest, kui kala tuleb palju ja võrgud rebenevad, siis oli kõiki paate vaja, kõiki mehi vaja, et see saak kätte saada. Issand, õnnista seda linna. Issand, sa tead, siin on palju häid mõtteid, siin on palju toredaid inimesi, aga me palume, et siin võiks olla ka palju kristlasi, kes elavadki välja seda valgust, mis sinu kaudu tuleb. Ma tänan sind, et sinu käes ei ole mitte midagi võimatut ja sa muudad täna inimesi nii, nagu sa Peetrusele andsid uue eluplaani, uue nägemuse tema silmade ette. Ma palun, et kui täna on siin keegi, kes vajab seda, siis see tuleb sinu käest otse. Issand, tänu, et evangeelium on avatud ja see koda on avatud ja sinu töö läheb edasi. Me kiidame ja ülistame ja austame sind ja täname, taeva isa, et võime sinu poja Jeesuse nimel seda teha. Amen. Jumala sõna on meid täna julgustanud palvetama, uskuma ja proovima veel üks kord evangeeliumi kuulutama. Kui Jumal on sind täna puudutanud, siis järgi seda. Aga kui sa soovid kellegagi palvetada veel, kuidagi on nagu poolik või sa tahad seda julgustust, siis Helari Puu on täna valmis siin ees palvetama. Me laulame 2 ühist laulu siin lõpus ja taha külgedel üles tulevad ka meie oma koguduse eestpalvetajad, kellel on sinine rinnasilt. Kasutame seda kuuma liini, et midagi täna Jumala ees ka kindlaks seada, kui on vaja seada. Nii et julgustan nende 2 laulu ajal ka palvetama kellegagi koos Helari juures siin ees, mõne eestpalvetaja juures. Või kui su kõrval on sulle usaldusväärne kristlane, siis lihtsalt temaga. Aga toome issandale veel ka laulus palvet ja tänu. Su armastus ei lõppe seal, kus enam mõista ma ei saa. Veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see. Veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Sa maksid hinna minu eest, kui läksid ristile. Nii kalliks pead sa mind. Kui mõista püüan Jumal sind, siis leian piiratuna end, sest veel kõrgemad su teel. Veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Julgustan enne viimast laulu ka palvetama. Kui Helari oma jutluses ütles, et on Jumala tõotused, aga uskuda on vaja.
kuidagi see läks südamesse, et siin täna on kedagi, kes vajab seda usku, et nagu ei söanda enam uskuda või veel uskuda. Ja kui sa oled sina, siis mine ühe palvetaja juurde või tule siia ette, sest Jumal tahab anda seda usku. Õnnelik selgus Jeesus vallan, kuulun nüüd talle, küll suur on mu õnn. Jumala laps ja Kristus mu vend, sellest on küll see õndsaks teeb mind. Jeesuse juures hingan juba, taevase rahu seal annab juda. Jumalik tõde juhib nüüd mind, ta armu väge kogeb mu hing. See on mu ainus Jumal. Kiita päeval ja õnnis ma olen lootuse sees, kõik minu elu on Jumala käes. Ürikest aega kõnnin siin teel, pea laulab taevas rõõmsalt mu keel. See on mu ainus juubel laulab, sõnad kiida päeval ja Issandat kiita päeval ja ööl. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Meie palveaeg veel jätkub, kui sa oled oodanud ja pole söandanud tulla, siis me ootame, et sa vaad palvetada. Aga oled tere tulnud ka osa saama meie ühisest aastapäeva pidusöögist ja seda on nii väikses saalis kui üleval foyer rõdul pakutakse. Ja kes on oma inimesed, leidke hargneme ka pühapäevakooli klassidesse ja vaheruumi minu poolest ka büroosse, et me ei oleks liiga palju tropis koos. Kui näete, et pikad järjekorrad kuskil on, oodake natukene. Hoiame distantsi nendega, kes tunnevad niiviisi ennast turvalisemalt. Õnnistatud päeva jätku!